Siin veekogu süvendamine, siis suure marjualuse ehitamine, et siis lumevaba perioodil oleks võimalik ka vihmase ilmaga treeninguid teha ja suvepäevi pidada ja nii edasi. Lisaks veel muud, nii et plaan on igasugused. Kas sulle sellel aastal siis keegi enam Eestimaal vastu ei saa? See aasta enam ei saa, kuna võistlused on nüüd otsas. Selles sarjas, aga üks suur on veel jäänud, kuidas sellega on, selle suure Tartuga? Sinna ma ei lähe, ma lähen maanteele Euroopa meistrivõistlustele. Siim, sinu ajaloos sa justkui aasta-poolteist tagasi tegid plaane, et see suur sport jääb sulle teisejärguliseks, siis tuli suur tuurivõit ja nüüd oled sa tagasi tegelikult siukses kerges jalas. Jah, see on endalegi üllatus, et kui ma õppima läksin, siis mõtlesin, et äkki teen karjäärivahetuse kohe varsti ja on kahtlaselt hästi hakkab minema. Ja jätkad? Ma üritan. Ikka täiega? Võimalusel küll. Sa oled vähemalt teist põlve jalgrattur, kuidas isaga treeningul käite koos? Enam väga ei käi, nooremana käisime rohkem. Isa on väsinud või? Me oleme nii palju juttu juba rääkinud, et jutud hakkavad otsa saama. No tubli, igal juhul isale ka tervisi ja Siim, see hooaeg on sul tõesti hästi välja tulnud. Kuidas tänane võistlus? Me vaatasime Anskrohel, olite veel neljakesi koos. Millal see asi selgeks sai? Alles viimase tõusu peal. Et ma üritasin küll 3 kilomeetrit enne lõppu teisi maha raputada, aga ei suutnud. Ja siis tundus, et täna läheb väga keeruliseks. Me siin ootasime ka, et saame läbi ajaloo ühe sellise väga tulise finiši ja seal mäe otsas oli juba näha, et tegelikult vist on kõik selge. Jah, õnneks mul oli veel nii palju värskust, et sain tugeva lõputõusu teha. Kuidas täna oli? Sul oli üks võistkonnakaaslane noorsant kaasas, kas tegite võistkondlikku koostööd ka täna? Tegelikult jõudsin talle ise lõpus järgi peale seda, kui must läks grupp mööda, kui ma kukkusin. Et ei olnud kaasas, et lõpus leidsin. Aga see kukkumine, kas see oli nüüd siin selle viimase 4 kilomeetri peal? See oli peale Hanskrohe kiirenduskilomeetrit kuskil, ma ei tea palju lõpuni oli, aga üsna õnnetult läks jah. Aga kondid on terved ju? Vist on, aga kõik muu on kuidagi väga läbi pekstud. Aga sa oled teinud täna jälle väga tubli sõidu ja kõige kiirem naine täna siin rajal. Kas hooaeg on sellega läbi või on veel mõned võidusõidud tulemas?
ei, hooaeg läbi ei ole, et on siin veel ikka sõite plaanis, aga selle sarja viimane. See sari saab täna läbi, kas 2025 aastal näeme sind? No loodame. Palju õnne ja näeme ka ööklubis siis, jah, oktoobrikuus. Ütleme nii, et ma juba kuskil 15 kilomeetrit enne lõppu sain krambid, et siis terve see viimased kilomeetrid võitlesin kogu aeg krampidega, et siin viimasel tõusul üritasin oma tavapärast lüket teha, et nii-öelda rünnata ja saada esimesena laskumisel, aga ei õnnestunud, sest jalad viskas kohe krampi ja kuidagi hambad ristis punitasin seal tõusu üles teisena. Tead, sul on seal Kesk-Eestis olnud sellised treeningkaaslased juba väikesest peale, kes on öelnud, et Jostenil on meeletu töötahe, et see mees teeb meeletult trenni ja see meel tahab hirmsasti võita. Josten, mis su järgmised plaanid? Kahjuks Estonian Cupil see aasta kõiki etappe kokku ei saanud, et kokkuvõttes ei saanud seal kõrgetele kohtadele sõita, ja siin enne Estikaid sain ka Covidi, et see vorm ei ole just kõige parem, aga plaan on ikka edasi panna ja keskenduda nii-öelda 2 maastikusarjale. Need on siis puhas MTB ja kuidas tsüklokrossi plaanid selleks sügiseks? Ei, tsüklokrossi plaani ei ole, et plaanin puhata sellel ajal. Igal juhul väärt võidusõit ja me tõesti hoidsime pöialt teile kõigile siin lõpu eel, nii et aitäh! Tänane rada ja tänased esimesed emotsioonid, need kõige kuumemad. 3. või? Sina oled 3. Ma ei kujutanud ette. Raske oli. Kas Tõbine olin veits. Kas see rada ja see tänane kuiv rada eelkõige ja kiire rada oli sinu jaoks sobilik? Jah. Täpselt sinu? Ja lõpp oli mõnus. Ikka alati küsitakse ka, et kuidas noorarrad sinusse nagu suhtlusid, olid nad viisakalt, pakkusid nad sulle tuge kui vaja? Nii ja naa. Kas oli nügijaid ka või? No ikka jah, tahtsid tules sõita ja. No nii, ja sa oled siis ka ju oma vanuserühma, mille numbri me jätame küll ütlemata, tänane võitja, nii et Velon Sparta naiskond saab seda pidu tähistada. Järgmine aasta näeme? Jah, ikka taas. Kindlasti? Kindlasti. Ja ikka GP-l? Jah. Kuidas tunne on, kas Estonian Cup jääb nüüd oma kingadelt juba väikseks sinu jaoks? Ei, kindlasti mitte. Siiani ma veel võitu ei ole suutnud võtta, et see Jõulumäel oli küll väga hea tulemus, aga eks seal olid väsinud vennad ka kohal, et eks ma nüüd pean järgmine aasta sõitma, et see võit ka ära võtta ükskord. Suur eesmärk võtta Estonian Cup etapilt siis üks võit ja usu mind, see on ka tulemas. Võrumaa mehed ju nii lihtsalt alla ei anna, oled Hawaii Expressi meeskonnas järgmise hooaja plaanidest ka veel, siis kas jätkad seal või on sul juba mingisugused suuremad perspektiivid? Praegu olen veel Hawaii meeskonnas, et selline tase veel pole, et välismaal saaks midagi võidu peale võistelda.